Tervist teile kõigile! Ma olen Kerri, ma olen Tallinna Ülikooli 4. aasta tudeng. Ma olen samuti ka õpetaja Pae gümnaasiumis ja täna ma tahan rääkida teile rahast, rahalistest teemadest ja eelarvetest. Põhjus, miks ma rääkida tahan sellest, on sellepärast, et 70% tudengitest tänapäeval kahjuks peab tööl käima ülikooli kõrvalt. Ja selleks on mitu erinevat põhjust, tihtipeale on lihtsalt finantsiline raskus toime tulla ise ja mul endal oli isiklikult täpselt see sama probleem. Oli väga tihti hetki, kus pidin toituma nuudlitest ja ma tahan, et teie ei peaks siis kogema seda tudengielu, nagu mina pidin. Esimeseks tähtsaks punktiks kindlasti oleks eelarve. Alati tuleb teada, kui palju sinu sissetulek on, et sa oskaksid arvestada, mille peale sa kulutad, kuidas sa kulutad ja millal sa kulutad. Tähtsaks on teada täpselt ennem ülikooli tulekut juba, kui palju sul võimalik on. Tihtipeale vanemad on nõus toetama. Minu vanemad õnneks olid väga-väga kasulikud ja toredad sellega, et nad aitasid mul ülikoolis hakkama saada, kuigi esimene semester oli nipet-näpet niimoodi. Kindlasti soovitan teil uurida väga tähtsalt ülikooli võimalusi, riigi võimalusi. Riik on väga nõus toetama üliõpilasi. Stipendium, vajaduspõhine õppestipendium on peamine punkt, mis ma tulevastele ülikooli tudengitele siis ka proovin mainida. Et mina isiklikult sain 440 €. See põhineb sinu pere sissetuleku põhjal, et võetakse sinu sissetulek, sinu vanemate sissetulek ja su vendade ja õdede sissetulek, arvestab seda, jagab selle liikmetega, mitu liiget peres on, ja siis, kui see on teatud piirist alla, siis sa saad vajaduspõhist õppetoetust. Et mina esimene soovitus kohe, 1. september, tee see taotlus ära, võtab 5 minutit, kõik on automaatselt sisestatud, kõik tuleb automaatselt ja sa ei pea selle pärast ise üldse muretsemagi. Ennem ülikooli astumist soovitan vaadata kindlasti ülikooli stipendiumeid. Just eelmine aasta kahjuks võeti ära tulemusstipendium, aga paljud ülikoolid tõid sellele asemele ka teised stipendiumid. Isiklikult saan rääkida Tallinna Ülikooli stipendiumist, mis pakutakse siis aktiivsetele tudengitele. Nagu näha, meie ruum siin on üliõpilasnõukogu ruum, mis on siis põhimõtteliselt see kogu, kes vastutab siis tavalise tudengi kontaktiga ülikooli vahel. Et mina olen olnud aktiivne osa üliõpilasnõukogus nüüd 2 aastat umbes. Ma olen praegu Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi üliõpilasnõukogu esimees. Väga pikk nimi, ma tean. Aga see kõik on tegelikult väga hea kogemus ja väga hea viis, kuidas enda tulevikku nagu kindlustada. Eelarvest siis rääkides, väga tähtis. Mina kasutan Swedbanka isiklikult. Swedbank automaatselt toob välja su eelarve, et kui palju sa kulutad iga kuu ja selle järgi ma tihtipeale võtan järgmise kuu vajadused ja ostud. Kindlasti väga tähtsaks on võtta see, et sa ise vaatad ja planeerid oma eelarvet. Minu esimese aasta sissetulek oli, esimene semester oli 300 € iga kuu, mis on tänapäeval väga vähe. Õnneks ühika hästi pidanud maksma, et selles mõttes vedas. Aga nüüd on see palju suurem ja sa saad kohandada selle põhjal siis oma eelarvet. Esimesel aastal ma ei saanud luksusi lubada endale, sõingi kiirnuudleid, mitte midagi muud. Järgmisel aastal läks asi kergemaks. Et esimeseks sammuks vaadata, mis võimalused on, kas selles ülikoolis või kõrgkoolis või ametikoolis, kus sina kandideerid, kas seal on stipendiumid. Paljud ametikoolid, paljud kõrgkoolid pakuvad stipendiumid ja võimalusi õpilastele, kellel on finantsiliselt siis raskem. Samuti soovitaksin ka uurida kohalikult omavalitsuselt. Tihtipeale nad on nõus toetama ka tudengeid. Ühikatest siis rääkides, ühika võimalus on kindlasti igal tudengil olemas. Kui sa kandideerid enda ülikooli ühikasse, siis sul on prioriteet. See tuleb listi järgi, pingerea järgi.
Mina Tallinna Ülikoolis on 3 ühikat, on karuühikas, on västrikuühikas ja on rääguühikas. Ise elan västrikuühikas ja karuühikas on kooli lähedal ja rääguühikas on siis västrikuühika lähedal. Ühika hind võib varieeruda linnapõhiselt, samuti ka ülikoolipõhiselt. Tallinna Ülikooli kõige odavam ühikas on 65 eurot või 75 eurot pluss kommunaalid iga kuu. Selle põhjal sa saad arvestada ka oma ülejäänud väljaminekud, milleks kõige suuremaks oleks kindlasti toit. Toit on üks kõige suuremaid väljaminekuid, mis sul iseseisva elu juures siis ka tuleb ja enda ülejäänud asjad on siis need asjad, mis tihtipeale lähevad sul tahaplaanile. Et peamine osa on see, et sa saad kõhu täis ja hästi söödud. Selles mõttes mina arvestasin esimesel kuul põhimõtteliselt terve meie sissetulekust 250 eurot iga kuu toidule. Nagu näha jäi natukene väheks, kiirnuudlid olid see peamine asi. Aga siis, kui mu sissetulek kasvas tänu stipendiumitele, mis jälle soovitan ülikoolist uurida, soovitan kohalikult omavalitsuselt uurida, selle põhjal toimus ka sissetuleku tõus. Sissetulekus kasutasin siis aina rohkem ja rohkem läks toidule. Nüüd on mul sissetulek üle 1000 natukene, mis tähendab seda, et ma saan panna väga sooja ja turvalise 600 enda toidu peale ja ülejäänud läheb siis kodutarvetele, hambapasta, šampoon, kõik hügieenitarbed, kõigele sellele ja üürile ja telefoniarve. Minu nipid või asja, mis ma soovitaks kindlasti igal tulevasel tudengil ette valmistada, on sügavalt läbi rääkida oma pereliikmetega, vanematega, kui palju nad on nõus toetama, kas nad on nõus toetama ja selle põhjal ka, kas sina saad kooli kõrvalt tööl käia või ei saa. Kui ei saa, see on täiesti okei. Ülikool pakub võimalusi, eksisteerib ka ülikooli siseselt võimalusi, näiteks ühisköök, kus tihtipeale on võimalus teha kas süüa, on üritusi, kus pakutakse toitu. Tallinna Ülikoolist rääkides meie tühi ÜN siis põhimõtteliselt igal üritusel, mis meie korraldame, pakume tasuta snäkke, tasuta süüa, tasuta juua, selleks, et iga tudeng saaks ka kõhu täis. Peamiseks pointiks olekski see, et uurida. Ülikoolis mitte keegi ei ütle sulle asju ette. Mina ülikooli tulles tundsin, nagu ma astun sügavasse merre, kus ma ei tea mitte midagi, mitte kedagi. Tulles väiksemast kohast nagu Kuressaare Tallinnasse oli väga suur hüpe, teades mitte kedagi ja teades mitte midagi. Hakkasin uurima Tallinna Ülikooli lehekülje pealt, et mismoodi, kus on võimalus süüa saada, kus on võimalus üritust osa võtta, kus on võimalus ülikooli eluga ja tudengieluga siis ka kaasa elada ja aidata. Et väga tähtsaks on jäänud ka see, et sa pead ise oskama abi küsida. See pole nagu gümnaasium, kus sulle öeldakse, et nüüd sellel kellaajal, selles klassis oled sina kohal, vaid sa pead ise küsima, millal, kus, mismoodi, mis ma tegema pean. Kindlasti väga tähtsateks osadeks on selles see, et üliõpilased saaksid arendada enda iseseisvumisvõimalust, et mitte olla ainult inimene, kes kuulab ja kellele öeldaks, mida teha. Sissetulekust rääkides ma langen siis enda teekonnale. Mina alustasin, nagu ma enne mainisin, 300 euroga esimesel semestril, mis kasvas järgmisel semestril tänu vajaduspõhisele õppetoetusele. Jälle soovitan uurida seda, väga tähtis. Siis ma sain 450 eurot iga kuu, mis märgatavalt tõstis seda võimalust, kus ma saan süüa osta endale, ma ei pea ainult kiirnuudleid sööma. Olles siis nii ja naa tubli tudeng, oli mul esimene aastaga siis tulemusstipendium, mis oli 100 eurot, mis lisas mu 400-le siis ka 100 eurot juurde. See tähendab seda, et 550 eurot oli see, millega ma keskmiselt töötasin. Ma eeldan, et see on arvatavasti ka see summa, millega teie võib-olla läbi käite. Et mina selle summast panin kõrvale 300-350 toidule spetsiifiliselt.
tihtipeale läks natukene üle, vahepeal läks natukene vähem. Ja kõik ülejäänud muud kulutused, ühika kommunaalid, telefoniarve, hügienitarbed, need asjad on, mis sa arvestad siis ka hiljem sinna sisse. Et 350 oli toit, ma panin umbes 50 kodutarvetele, 10, 15 hügienitarvetele, ülejäänud raha läks kas kogumiseks või mingid hädavajalikud situatsioonid, kus oli vaja raha. Sellest rääkides väga hea asi, mis igal tudengil peaks olema, on, mis mina ütlen, emergency fund. Iga kuu paned mingi väikse summa, mitte palju, 10% oma sissetulekust, mis sa saad, paned kõrvale ja siis see on see raha, mida sa ei puuduta mitte mingil juhul, kui sul ei ole vaja. Mul juhtus situatsioon, kus mu telefon läks katki, mul hädavajalikult oli uut telefoni vaja, raha ei olnud, aga mul oli õnneks oma emergency fund, kus oli paarsada olemas, millega ma sain teha siis sissemakse oma telefonile ja nüüd ma maksan seda, aga ma sain telefoni ja ma sain rahulikult ülikoolis edasi töötada. Töövõimalustest soovitan kindlasti uurida tööampse. Väga hea viis, kuidas saada sissetulekut ajutiselt, et sa ei pea mingit pikaajalist lepingut või midagi kirjutama. Ja kui sul on võimalus pikaajaliselt tööl käia kooli kõrvalt, mis paljudel tudengitel on tänu sellele, et iga päev ei ole koolipäev, sul on ka vabu päevi, saad rahulikult tööl käia ja sealt paljudel inimestel tuleb sisse 200-300 iga kuu umbkaudselt, võib-olla rohkem. Sellega arvestades siis ma tõstsin oma eelarvet teisel aastal, kui ma ülikoolis olin. See tõusis umbes 600-le. 670 oli, mis ma keskmiselt sain iga kuu. Sealt ma tõstsin siis 400 kohe automaatselt toidule. Ma panin umbes 60, panin kõrvale. See emergency fund, mida ma enne mainisin. Ja peale seda ma proovisin keskenduda sellele, mul kõik asjad vajalikud oleks olemas. Šampoonid, hügienitarbed ja kõik muu. Muidugi tudengielust rääkides siis ka tähtis osa on tudengielu, millest ma võtsin väga palju osa. See ei ole ainult pidutsemine, see ei ole ainult midagi muud. See on tegelikult aktiivselt osalemine ja mitte keegi ei saa sulle seda kätte anda, sa pead ise täielikult seda võtma. Et mina soovitan väga soojalt aktiivselt uurida, mis üritused sinu ülikoolis või sinu kõrgharidusasutuses või ametikoolis toimuvad, kas või sinu linnas. Et see on hea viis, kuidas tutvuda inimestega ja uusi võimalusi endale avada, sest see on viis, kuidas mina sain näiteks õpetajaks tööle, oli see, et mul tuttav, keda ma kohtusin üritusel, oli nagu, et meil läheb vaja inglise keele õpetajat. Ma kandideerisin, sain tööle ja nüüd ma tänu sellele sain ka kindlustada oma tulevikku, kus mul on nüüd pidev sissetulek ja hea viis, kuidas toetada ennast tulevikus peale ülikooli. Paar nippi, mis ma annaksin inimestele, kes tulevad ülikooli. Peamine point on see, et kui sina saad võimalusel jääda vanemate juurde elama, palun tee seda, võta seda kuulda minult, ma olen 4 aastat ülikoolis käinud ja kui on see võimalus, et sa saad süüa tasuta sooja toitu iga päev, elada ilma üürita ja kommunaalideta, siis kindlasti võta see. Toit on kõige suurem väljaminek, mis igal tudengil on. Ja ma ütleks, et see on väga tähtis osa sellest iseseisvumisest, et sa ei ole ainult see inimene, kes toitub kiirnuudlitest nagu mina, vaid ka tegelikult võtad aktiivselt osa teistest asjadest. Õppimisest rääkides, õppetööst, väga tähtis on see, et sa kommunikeerid tudengitega, teiste tudengitega, kaastudengitega, kursakaaslastega ja professoritega, et natukene raha asjust kõrvale minna, siis mina soovitan väga-väga sügavalt olla sõbralik, avatud ja valmis õppima, sest see on see asi, mis sind motiveerib rohkem vaeva nägema. See on see asi, mis mind motiveeris õpetajaks minema. See on see sama asi, mis võib motiveerida sind tulevikus oma ideaalse karjääri leidmiseks ja tuleviku kindlustamiseks. Et sa lähed loengusse, see ei ole nagu tavaline gümnaasiumi või põhikooli klass, kus sa
istud ja kuulad ja teed paar ülesannet, vaid see on ka koht, kus sa saad arendada ennast vaimselt ja ka, kuidas ma ütlen, targemaks teha ennast. Elu on ikkagi elukestev õpe ja iga professor, kellega sa suhtled sellel erialal, mida sa õpid, sa näed seda sära nende silmis, kuidas nemad tahavad ja on huvitatud sellest spetsiifilisest asjast, mis sina õpid. Rahaasjude juurde tagasi tulles, väike kõrvalepõige. Kindlasti jääda vanemate juurde, nagu ma enne ütlesin. Kui seda võimalust ei ole, mul ei olnud, võtta kõige odavam ühikas esimeseks. See võib olla natukene ebameeldiv kogemus selles suhtes, aga see on jälle osa sellest, kus sa saad õppida, arendada ja leida tutvusi. Ja siis vaikselt tõusta ja muuta seda keskkonda. Et ma ei soovitaks jääda ühte kohta liiga kauaks, ühikas eriti, sest alati on tore näha uusi ja ägedaid inimesi. Ägedatest inimestest rääkides, üks võimalus, mis praktiliselt iga ülikool ja kool pakub, on Erasmus programm. See on hea viis, kuidas ennast rahaliselt ka toetada. Erasmus programm toimib siis niimoodi, et sa lähed välismaale, välisriiki ja Erasmus toetab sind rahaliselt, kas seal elukoha või ööbimiskoha leidmiseks, toiduks ja õppetöö saamiseks. Ja see raha on asi, mida sa saad ennem programmi ja sa saad peale seda kogeda midagi uut ja enamat kui lihtsalt seesama ülikool, kus sa praegusel hetkel viibid. Lõpetuse poole ma tahaks siis mainida ka seda, et ülikool on see keskkond ja kogukond, kus sa tuled, et arendada ennast vaimselt, tarkuselt ja füüsiliselt. Kindlasti soovitan suhelda ja uurida kaaskursakaaslastelt ja kaasõpilastelt ja kaastudengitelt, mis võimalused nendel on, mis nemad saavad teha ja kuidas sina saad neid toetada ja kuidas nemad saavad sind toetada. Natukene Tallinna Ülikoolist jälle rääkides, kui sa lähed Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti ehk õpetajaks, pedagoogiks, siis sul on ka võimalus saada teisi stipendiumid, mis minul kui humanitaari tudengil, et minu teades haridustöötajad saavad näiteks kuni 300 kuni 600 eurot lisastipendiumeid. Et see erineb ülikoolist ülikoolile, kõrgkoolist kõrgkoolile, ametikoolist ametikoolile. Alati soovitan uurida väga sügavalt, kirjutada kas või koolitöötajatele, nemad oskavad alati suunata ja aidata. Ja sellega ma soovitaks ka suhelda teiste tudengitega, sest mina esimesed 3 kuud ei saanud vajaduspõhist õppetoetust, ainuke põhjus, kuidas ma tean sellest, on teine tudeng ütles mulle. Ja see ongi see asi, mida ma kindlasti tahaks teile edasi anda, on suhtlemine, avatud olemine ja valmis olla aktiivne tudengina, inimesena ja ka töökohas. Aitäh teile, kena päeva teile kõigile. Aitäh!